Tervist, head vaatajad! Tere! Teeme nüüd kogu pesakonnaga, peaks isegi võiks öelda, mõõdukas tempos teeme neid karbituks tegemise videosid. Eelmine oli umbes aasta tagasi vist. Päris ammu, jah? Ja, kus sa teadsid? See pakki. Tundsid pildi pealt ära, et see on mootorsaag. Tark on ikka päris taibukas. Ühesõnaga lugu oli selline, et läksin mina siis linna täna. Olin teinud plaane, et toon meile ühe elektrilise mootorsae ja juhtus niimoodi, et tõin hoopis teise. Müügimees tund aega seletas mulle, mida mul täpsemalt vaja on. Kõigepealt mina seletasin ära oma vajadused ja siis tuli välja, et ma olin teinud mitte kõige, kuidas öelda, parema, täpsema valiku ja tulin hoopis teise saega. See saak niukest häält ei tee, see teistsugust häält, aga varsti kuuleme. Okei, see on nii kummane. Aga meil on ühesõnaga siin nüüd mootorsaak, mis on karbis ja mootorsaega kaasas käib kaasavara, aga alustame just huvitavast asjast. Mootorsaeg. Niimoodi. See on muts, mana. Sulle. Mina võtan oma lottu peast ära, nüüd ma panen mikrofoni siia, selle noka külge. See on mitte muts. Meil on nüüd uued mütsid. Ega ma muidugi vanad ka ära ei viska. Sul ka mütsi või? Issi vanad mütsi tahad või? Jah, mina tahan ka mütsi. Sina tahad mütsi? Jah. Ma tean. See on mootorsaeg. Ma annan sulle oma vana mütsi. Meeldib sulle? Jah, see meeldib. No siis on tore. Mul on see roheline siin. Okei. Nii. Ja mis meil siin karbis siis on? Selles mõttes, et miks me tahtsime just elektrilist mootorsaaga, on see, et... Mootorsaeg. Ma arvan, et ta päris katskine ei ole. Siin on palju igasugust kirjandust. Siin on kõvasti pappi kaasas. Aga miks me tahtsime seda elektrist just on see, et ükstapuha, kus me ka ei lähe, meil on alati nii-öelda perel kaasas akujaam või akujaam koos lisaakuga või päiksepaneeliga ja nii edasi. Et väga lahe. Miskit on puudu. Siia peaks üks asi käima, mis käib selle ümber. Äkki see on ka kuskil. Näed, on. Leidsin. Seda see on küll. Vaata, seda on ka ilmselt vaja, mis Terko käes on. Seda on ka ilmselt vaja. Ja nii, ma hoian seda. Aru kerge oli. Hästi kerge on jah. Siin kuskil on võti. Jaa, see võti oli siin. Ma lähen korraks kaamerale lähemale, näitan. Et me ei tahtnud tänu sellele, et meil on tihti kaasas ka loomad. Seda ka panema. Ja lapsed ja nii edasi ja nii edasi. Ei tahtnud seda, et oleks nii-öelda nagu bensiinikanister autos. Isegi mitte väikene. Ja tahtsime akuga kompaktset, kerget, sellist, mida jõuad ka sina kasutada. Kes mäletavad siis Immikuga metsas esimese hooaja vist oli viimase seeres, kui me olime seal Karu rahvuspargis Ähijärve ääres. Sa ju saagisid seal minu selle väikese bensisaega ja said ilusti hakkama. Siis said rohkemgi saaginud. Aga see on nüüd jah, nii-öelda meil on lihtsam ühesega oma reisidele ja sõitudele kaasa võtta pigem ütleme, kuna meil nagu nii akud ja paneelid on kaasas, lihtsam võtta siis mugavam igatipidi selline saak kaasa. Ja pluss väikene pudel õliga. Nii, proovime ta kokku panna. Ma arvan, et seda peab vist ka panema. Jaa, ketti tahetakse ka. Ketti ka. Sellest saab ketti ka. Võta ketti ka. Aga miks ma nüüd jõudsin sellise saebrändini nagu Ego, on see huvitav, et siin on nüüd omad põhjused. Võta, saad hoia seda. Omad põhjused. Ja põhjus on natukene seotud tema akudega. Nimelt, tema akudel, need on sellised vähe nutikamad akud, on nüüd selline süsteem, selline nagu keel või asi on pandud sinna nende akuelementide vahele, mis põhimõtteliselt
siis jahutavad seda akut. Et ta nii-öelda ei kuumene nii kergesti üle. Järgmine asi, mis on see, et mul on elektrisaagisid olnud ka varem ja nendel on üks veider asi olnud siiani. Nimelt käib, läks valet pidi, aku korpuse sisse, aga sellel sael on aku korpuse väline. Ja see asjaolu jälle nii-öelda ei lase akul nii kerge üle kuumeneda, jah. Veel natuke taha. Veel natukene. Ta peab nagu seal pool olema. Ta peab natuke seal pool olema. Näe, läks. Läks väga hea. Nii. Proovime uuesti, jah. Noh, sääsed söövad siin. Löö sääsk maha, jah. Nüüd on muidugi hea küsimus, et kas akudes mingi surakas ka sees on. Selgub. Jaa, väga äge müts. See kõige müts selle. Nii, paneme ta kokku. Sa võid kuskilt aku välja otsida, ma ei tea, kus ta siin kotis on. Kuskil on. Seal. Ei ole aku. Võt seal, need on akud. Need on akud, jah. Näpud nagu lehma on isand. Kukku sanda. Pean nii selle tegema. Ruttu. Tagane seda pakki ka. See aku ka. See sammu uus aku. Vaata! See on enne mootorsaigal. See on see teramasin. Nii. See on niimoodi. Tule aega. Siin on veel tagavara. Tavadam nii. See ka kaasas kett. Ahah, isegi kaitseprillid on. Nagu mingi ujumis, siis paned selga nagu balloonid. Just. Aga nüüd vajuta nuppu, siis sa näed, kui täis ta on. 2. 2. Okei, see on päris palju. Nii. No mina tahan ikka seda. Sa pill. Tahad prille ette? Anna. Need on muidugi õhtul head saagimiseks. Need on head rattasõiduprillid. No selge. Nii, nüüd tuleb veel panna õli. Ei anna. Ei anna. Ega jää. Palun sellega. See liidukiga nii. Tal on täis. Oi. Tal on täis. Nüüd on täis. Ja mis mulle selle saa juures poes meeldima hakkas, oli üks asi. Ma olen seda tüüpi akusaage varem proovinud ka ja mulle ei meeldinud üks asjaolu. Ta ei olnud tasakaalus. See tähendab seda, et sa pead käe lihaseid rohkem pingutama, et hoida saage tasakaalus. Aga kui on saag ilusti tasakaalus, siis käsi tegelikult väsib vähe. Siia saab panna nüüd külge, mis sa ise arvad, mis asi, mingi rihm või mingi asi. Okay. Noh, vaata, ta on nagu arboristi saag natukene. Et siis peab sul nii-öelda vöö peal rikkuma. Ma näitan korra teda kaamerasse ka. Vähemalt. Kuule, tule siia. Teeme nagu tehakse nagu väljamaa mingid reklaamid, mingi tibi lühikese kleidiga ja nii edasi siis nii-öelda, ma pööran kabeadud, näita, keeruta seda, ma ei tea, flirdikaameraga seal kuidagi midagi tee sihukest, ma ei tea. Väga äge. Nagu uus on. Mustaks tegid juba. Ja ma ei tea, mis nüüd saab, siis ei saa tööd teha. Ei saa, jah. Näita teiselt poolt ka ja näita tagant poolt ja näita, ma ei tea, akut. Igast otsast, jah. Näita,
alt oli väga ilus, väga ilus. See on nüüd aku selle. Ja. Aga on raske sinu jaoks ka või ei ole või? No kerge ta kindlasti ei ole, aga võrreldes teistega, millega ma olen tööd teinud, on ta ikkagi kergem. Okay. Aga see aku tegi ta nagu raskeks. No muidugi, akud ongi raske. Ilma akuta ta oli väga kerge. Ja. Nii. Ma tahan korra vaadata, kuidas ta on selle õlitusega loodud. Ahah. Hakkas tulema. No vot, selline vahva asi nagu, et ses mõttes nagu täitsa äge minu arust. Et sääsed on või? Jaa, nagu sain ühe sääsega. Sääse said ühe kätte. No nii, ma ei tea. Proovime esimese palgi ka lõigata või? No, see on esimene väga suur muidugi. Võtame sealt kohe järgmise. Tõstame neid asju veidikene eest ära. Ära puutu palun, Terko. Nii, tule Terko ja Tarko, tulge palun eest ära. Ei, vale suund. Vale suund. Nii, ma tõstan ise. Minge natuke kaugemale. Ja ma arvan, et tule proovi siit kuskilt üks ots maha lõigata. Keeran kaamerat ka. Ei, kõik on hästi. Nüüd lihtsalt vajutan nuppu või? Jaa, aga sa pead ennem kaitserivi maha tõmbama seal. Voot täpselt nii. Seal on siuke kaitseriiv. Ja pane saeraam palgi vastu. Mis mõttes? Vaat nii. Ja ennem, vaat nii. Ja nüüd ma arvan, et anna minna. Sääski ei ole. Lepime kokku, et sääski ei ole. Ei julgemine. Vaata patsi maha ei lõika. No nii, said läbi? Nüüd sain. Okei. Tehtud. Läks mõnusalt? Läks küll jah. Algul nagu võttis aega enne kui nagu siuke tunnetus, aga... Ja. Proovin ka. Maru sile tulemus jäi. Tavaliselt ei ole üldse nii sile. Tavaliselt on hästi siuke hambuline. Päris huvitav nagu. Mis asi? Mõttes huvitav. Sääsed teevad haiget. Mulle meeldib see, ma pean juhtima, pole sellist nii-öelda päästiku kaitsesüsteemi näinud. Nii. Näete, siin on siukene nagu klokipüstolil põhimõtteliselt eelpäästik. See tuleb siia lükata ja siis vajutada ja läheb saak käima. Saag on see. Saag on see, Terko. Nii. Hoidke palun natuke kaugemale. Terko, mine ka palun natuke kaugemale. Issi proovib ka saagida. No see võtab täiesti nagu sulavõid. Jah, natukene niimoodi pead nagu survestama. Nagu, ma ütleks niimoodi, et mul on ka nii-öelda arboristisaag, mis on siis bensiinimootoriga. Ja see on ikka kordades võimsam asi ausalt öeldes nagu. See on saag, see on akusaag, poja. Nii, aga see ei ole veel kõik. Vaata, see on veel mingi kast. Jaa, võta paki see kast lahti, see on üks huvitav asi. Kas nüüd on õigesti nurga all? Võta ma korra vaatan, seisa siia, aga ma ka peast ei tea. Jah, kuule, seisa, stopp, voot nii väga, jah.
päike vist natuke liiga palju, aga pole hullu, vahet ei ole. Nii, seisame siia. Võta see asi sealt välja. Poisid, tulge praegu palgivirna pealt palun alla. Ei, mitte ärge kukkuge alla, vaid tulge alla. See oli väike erinevus. See on üks põnev asi. Ma isegi ei tea, kuidas seda asja nimetada. Aga see annab minu arust sellele saele väga arvestatava lisaväärtuse. Hopsti, tõuse püsti. Ja, kõik on hästi. Nüüd me peale puhume. Tule kallistame ja Juh, kukkusid maha, jah. nii, ja mis asi see siis sükene on? Ma näitan kõigepealt siia kaamerasse lähemalt. Tahad mütsi tagasi? Jah. Ja paneme mütsi pähe, siis on kõik hästi. Juh. See läks siia mutra. Nii, Ma teen tahtma. ja nüüd juhtub selline asi. Ja näed. USB. Sellest saab nagu akupank või Põhimõtteliselt, inverter põhimõtteliselt. ja Ma saan siit telefoni ja ma saan siit ka arvutit laadida või mida põhimõtteliselt iganes. ütleme, et iseenesest nagu näiteks meil on see nii-öelda autokülmik Ecoflow vajadusel nii-öelda selle seinajuhtmega siit voolu võtta. Ja mis veel? Näed. Tal on oma lamp. Jah, Jep. siin on näha ka pildi peal. Lae, mida tahad. Nii. Ja ütleme, et siin nagu praegu päevavalges ei tule see valgusefekt nagu niimoodi välja. Aga jah, idee poolest... Ta on siis inverter, ongi selle asja nimi. 180 vatti inverter. Teeb tema siis puhast siinuslainet kusjuures, mida väga paljud asjad ei tee. Just. Ja 220–240 vatti ja 100 vatist USB-C väljundit pakub ta ka. Päris võimas. Need on nagu ülihead näitajad. Ja see selles mõttes toimib nii-öelda ka... Kas seal on pealkirjas, kas see toimib ka kahtepidi niimoodi, et ma saan kuidagi läbi selle näiteks laadida ka akut? Seda pole öeldud, pigem mitte. Aga siin on öeldud niimoodi, et mitu ampertundi see aku oli? Ta oli vatt-tundides oli ta 150. See on teissugune. Oota, vaatan korra. See on 2,5 ampertundi, ehk siis sellega saab telefoni laadida 11–13 korda, laptopi 3–4 korda ja 42 tollist televiisorit vaadata 3 tundi selle konkreetse akuga, selle lisamooduliga. Ja. Selge. Ja kuna meil on neid akusid 2 tükki, siis korrutad 2-ga. Siis korrutan 2-ga. Nii et selline, ma ei tea, päris vahva asi ausalt öeldes, et see inverter annab nagu minu silmis sellele asjale oluliselt sellist lisaväärtust nagu juurde. Sa saad nagu neid akusid hoopis teise nagu väljundina kasutada. Me tihti oleme metsas niimoodi, et meil ei ole otseselt nagu mootorsaage vaja. Muudel kordadel, näiteks sügisel on kordadel olnud, et lähme metsa, hakkame ära tulema, mingi tuul on käinud ja tee peal on mingi puud ees olnud. Seda juhtub suvel ka. Ja seda juhtub ka suvel tegelikult, ei olegi rohkem vaja, aga hädapärast on täpselt niimoodi, et saab siit telefoni laadimiseks või mis iganes mingi valgusti laadimiseks selle voolu lihtsalt võtta ja selles mõttes on see tore asi küll. Ja, kuule, aga meie vaatajatele nagu lubame nüüd küll sihukest asja, et me mõned kuud seda saage ja kogu seda nii-öelda komplekti kasutame ja vaatame, mis tundeid ja mõtteid, emotsioone ta tekitab. Tundub nagu küll hiiglama äge asi. Ja ehk hätta ei jäta. Ehk ei jäta, jah. Ja mulle meeldib see, et ta on kompaktne, ta ei võta meil autos ruumi või midagi. Et siis ilmselt mõne kuu pärast teeme põhjaliku nii-öelda arvustuse, analüüsiva arvustuse. Just. Kuule, sa oled niisugune modellimõõtu rohkem kui mina. Ma olen nüüd kaamerat välja lülitama. Nii, pöörame. Oota, ma veidike zoomin ka, et siis on nagu äge, siis nagu päris.
järgmine kord pane nagu vägema dekolteega see kleit selline. Siis võta järgmine kord sääsed ära. Okei, ma võtan järgmine kord sääsed ära. No teeme nii. Kõik head.